Poliitilisest olukorrast. Küllap saavad kõik aru, et olukord nii Eestis kui maailmas on keeruline, et mitte öelda ärev. Ja minu meelest on meie valitsus, ükskõik mis nurga alt sa vaatad, ükskõik mis valdkonda sa vaatad, on meie valitsus häbiväärselt ja piinlikult läbi kukkunud kõiges. Alustades sellest, et meie valitsus ei ole suutnud ega tahtnud inimesi rahustada selles keerulises olukorras, vaid vastupidi, kütab hüsteeriat ja ärevust ülesse, sest et on täiesti ilmne Reformierakonna jaoks siis sellisesse hullumise äärele aetud rahvas on sobilik. See hoiab neid võimul. See annab neile ettekäände või vabanduse teha kõiki sigadusi, mida nad teevad. Alates maksutõusudest, lõpetades demokraatia lämmatamisega ja loomulikult Reformierakonna raison d'être, olemasolu põhjus, korruptsioon. Korruptsioon on see, miks neil on vaja võimul olla. Meie raha enda tasku toppimine on see, milleks neil on vaja võimul olla. Ja et me ei saaks seda kritiseerida, siis luuakse meile küll julgeolekukriise, küll eelarvekriise, küll tervisekriise, küll tont teab veel mis muid kriise. Et iga kord, kui keegi hakkab kritiseerima midagi, siis saaks panna silt otsa, et teie ei toetagi Eestit. Ahah, putinistid tulid välja, jah. See on teadlik tegevus. Ja tänase volikogu avalduse teema on küsimus rahust, küsimus rahvuslikust allesjäämisest on täiesti ilmne paar asja. Reformierakonna jutt sellest, et nad on alates Kaja Kallase võimule tulekust päris mitte, aga alates siis Ukraina sõjast on siis nende kogu olemasolu selline õigustus olnud see, et aga nad kaitsevad Eestit. Kindlates kätes Eesti. No samasugune vale, nagu maksud ei tõuse. Küüniline, jultunud, teadlik, nahaalne vale. Mingeid kindlaid käsi Eestil ei ole. Tegelikult, kui me vaatame seda, mismoodi tehti eelmisel nädalal 2 märgilist sündmust, eks ole. Esimene märgiline sündmus oli see, kuidas kukuti läbi elanikkonna hoiatuse süsteemi käivitamise proovimisel. No lihtsalt piinlik läbikukkumine. See on, võtab kokku väikeses veetilgas, peegeldub terve kosmos. Kuidas meile on aastaid räägitud, kuidas tuleb miljoneid valada nüüd sinna nende poolt näidatud valdkondadesse, sest et see kõik on alarahastatud ja andke raha, ärge küsige, me teeme siin tähtsat asja. Ja siis, kui me katsetame seda tähtsat asja, siis on lihtsalt piinlik väike piuks. Aga kritiseerida küll ei tohi, siis sa oled Eesti riigi vastane. Sest selge ju see, et meil on tähtsad asjad, tähtsad inimesed, suure rahaga, kindlad käed. Ja teine, ütleme selles mõttes see elanikkonna hoiatussüsteem, see kriitilises olukorras võib maksta inimelusid, aga antud olukorras ta ju ei teinud kellelegi mingisugust muud kurja, kui ta lihtsalt paljastas, et keiser on alasti. Kõik me nägime, keiser on alasti. Aga teine oli Eesti rahvuse püsimajäämise seisukohalt eluohtlik hasartmäng Vene varilaevastikuga. Selle jaoks, et kõvatada, et veel rohkem kloppida üles seda sõjahüsteeriat, siis mindi täiesti käpardlikult ette valmistamata ja ilmselgelt valedel alustel mindi nii-öelda venelastega laupkokkupõrkesse. Mitte ükski teine riik, kes on ühinenud sanktsioonidega, mitte ükski teine suur riik, muide ka Ameerika Ühendriigid on ühinenud sanktsioonidega, aga mitte nende pakettidega, mis Euroopa Liit on kehtestanud, aga Euroopa Liit on kõik on ühinenud sanktsioonidega. Kreekast alates ja sealt kõik need riigid, mis ringiga lähevad mööda Vahemerd, mööda Atlandi ookeani kallast ja siis Taanid, Rootsid, Soomed, kõik on ühinenud sanktsioonidega, kõik pidid varilaevastiku vastased olema. Kõik nad olid piisavalt mõistlikud, et mitte minna torkima. Aga võt meie läksime torkima. Sest me oleme nii kõvad, et me surume põlvili, me tükeldame ära, me siin rahvusvahelist õigust kehtestame. Mida see näitab? See näitab loomulikult ühest küljest seda, et see propaganda, see totaalne ajupesu, mis on toimunud viimased 3 aastat, on töötanud. Lihtsad inimesed, ametnikud, kõrged julgeolekuametnikud, nagu öeldakse narkobusinessis, on hakanud tarbima seda kraami, mida nad ise müüma peavad. Ja usuvad seda tükeldamise ja põlvile surumise juttu. Ja lähevadki. Aga see näitab ka seda, et meil on poliitiline juhtkond, kes mängib riigi ja rahva olemasoluga.
mängib Eesti rahva olemasoluga. Ja see tegelikult absoluutselt diskvalifitseerib nad võimu juurest. See seltskond ei tohi võimu juures olla. See seltskond on meile eksistentsiaalselt ohtlik. Lisaks sellele loomulikult üdini korrumpeerunud ja lisaks sellele, kui me nüüd lähme süstemaatiliselt, võtame läbi ükskõik mis poliitika valdkonna. Alustame regionaalpoliitikast. Teid ei ehitata, koole pannakse kinni. Automaksud, mis löövad kõige rohkem ju hõredalt asustatud piirkondi ja vaesemaid inimesi. Jätkame hariduspoliitikaga. Katastroof, regionaalpoliitika katastroof, maksupoliitika katastroof, energiapoliitika katastroof, iibepoliitika katastroof, välispoliitika katastroof, julgeolekupoliitika katastroof. See, mis peaks olema riigi alus, nurgakivi, õigus ja õiglus, mis on meie põhiseaduses kirjas, see nii-öelda õigusriiklus, katastroof. See, mismoodi meil kasutatakse ära justiitssüsteemi, julgeolekuasutusi, põhimõtteliselt ühe üdini korrumpeerunud partei ja tema poliitiliste satelliitide võimul hoidmiseks on katastroof. Ja kui me siis vaatame poliitilist välja üle terve Eesti, EKRE on ainus, kes printsipiaalselt pakub selget, arusaadavat ja Eesti rahvale kasulikku alternatiivi. Ma ei hakka üleliia kritiseerima siin teisi opositsioonierakondi. Isamaaga me tihtilugu hääletame sarnaselt. Keskerakond pärast seda, kui võimupööre toimus ja nii-öelda venelased üle võtsid, mis on pisut võib-olla üledramatiseeritud kirjeldus sellest asjast, aga tänaseks päevaks Keskerakond on selgelt venekeelse elanikkonna partei Eestis jälle ja sellest ka nende protsendi kasv. Aga pärast seda nii-öelda võimupööret Keskerakonna sees kindlasti Keskerakond nihkus rohkem konservatiivsesse niši. Üldse mitte kogemata, vaid ikka selle kindla plaaniga nii-öelda meilt hääli võtta. No ma arvan, et see neil väga ei õnnestu, sellepärast, et Vene valija kindlasti on konservatiivne, Eesti valija on ka konservatiivne, aga konservatiivne Eesti valija ei lähe ütleme siis nii-öelda venemeelsele parteile hääli andma. Seda lihtsalt ei juhtu ja ongi kogu lugu, sellest võib rääkida või mitte rääkida, aga seda lihtsalt ei juhtu. Ja mis me räägime, opositsioonierakond, sotsid ei ole ju mingi opositsioonierakond, jätkuvalt hääletab põhimõtteliselt koos valitsusega, jätkuvalt tegelikult ei kahetse ühtegi asja, mida nad valitsuses tegid, alates homoseadusest, jätkates automaksuga, lõpetades lastetoetuste äravõtmisega ja kõige muuga. Nad on lihtsalt kogemata kukkunud, ütleme siis selle ühispartei või sõjapartei omavahelises sisemises nääkluses on nemad kukkunud siis lihapadade juurest korraks kõrvale. Aga Lauri Läänemets juba andis teada, et nad on kohe valmis tagasi minema, kui vaja on. Ja võib-olla lähebki vaja, sest et kui me vaatame poliitilist situatsiooni Eestis, kui valitsus ei vii meid sõtta lähimatel kuudel, mis minu meelest on nendel selge soov konflikti provotseerida, siis ikkagi keskne teema Eestis sellel aastal on kohalikud valimised. Need kohalikud valimised, mina olen optimistlik, me räägime sellest eraldi päevakorrapunktis, siis ma tegelikult ei tea, kas meil meedia on veel siin saalis vist läksivad ära, aga räägime sellest eraldi. Nii et kohalikel valimistel minu arvamus on küll, et meil läheb hästi, meil on ettevalmistused on hästi tehtud, poliitiline situatsioon töötab meie kasuks ja ärge uskuge hetkekski Emori aiateibaid. See on see ei ole tõsiselt võetav küsitlus, see ei ole tõsiselt võetav sotsiaaluuring, see on propaganda. See on täiesti selge teadlik propaganda, see on manipulatsioon elanikkonnaga. Meie toetus on tegelikult väga korralik, palju korralikum kui palju välja paistab. Aga nende valimiste teema, loomulikult on igal piirkonnal, igal omavalitsusel omad spetsiifilised teemad, aga nende valimiste teema on karistada neid, kes on meile seda teinud. Karistada neid poliitikuid nimeliselt, neid parteisid konkreetselt, kes on meile seda teinud. Karistada neid poliitikuid, kes nüüd peidavad ennast valimisliitudesse. Aga tegelikult on ikkagi sotsid või reformikad või Eesti 200-lased. Neid tuleb karistada. Rahva käes on see võim.
Kui rahvas tahab, et paremaks läheb, siis tuleb neil seda teha ja toetada meid. Kuni meid ei toetata, senikaua paremaks ei lähe. Ei lähe paremaks, kui Isamaa saab võimule. Isamaa väga tahab võimule, siin ei ole mingit kahtlust, nad küll käivad ringi ja ütlevad, et nad elu sees ei taha, aga me kõik teame, et nad tegelikult tahavad. Ja tänasel päeval iga nädal on Riigikogu saalis mõni eelnõu, mida koalitsioon toetab, mille esitajaks on Isamaa. Iga nädal on mõni eelnõu, mõni opositsioonilise Isamaa erakonna eelnõu, mida koalitsiooniparteid toetavad. Nii et see ujumine sinna suunas käib. Loomulikult küünilised kalkulaatorid, manipulaatorid on välja arvutanud, et ennem valimisi nüüd küll ei ole vaja valitsusse minna. Et las seda suppi, mis praegu on, ja see supp läheb kogu aeg muudku kuumemaks, las seda suppi helbivad siin Michalid ja Kristina Kallased. No mida me 1% parteist, meil ei ole mõtet rääkida. 1% partei on Michali probleem. Ja selle kaudu ka Eesti rahva probleem. Poliitilise jõuna, ta ei ole mingisugune asi, olematu asi. Ta on Reformierakonna abiratas, ripats, nii nagu ta oligi mõeldud algusest saadik. Ja sellisena kõik, mida teeb meil Igor Taro või Kristina Kallas või Margus Tsahkna, on Michali probleem. Mitte mingi iseseisev nähtus. Nii et kui me neid kritiseerime, siis me kritiseerime jälle Reformierakonda, mitte kedagi teist. Sest Reformierakond hoiab neid otsuste tegemise juures. Aga kui on vaja, siis vahetatakse ka nemad välja, nii nagu vahetati sotsid välja, võetakse võib-olla sotsid asemele, sotsid lähevad roomates, kõigega nõus olles, lõppude lõpuks roosad limukad. Et kui vaja, siis lähevad isamaalased, paugutavad midagi, saavad mõne poliittehnoloogiliselt sellise silmapaistva järeleandmise või oma tahtmise, nii nagu meile Kaja Kallas ütles, väljapressijad, et kõik me tunneme neid, teame, nii ta ongi, väljapressijad ja midagi nad pressivad välja, see ei ole midagi, mida nad pressivad välja Eesti rahva jaoks, vaid ikka midagi, mida nad pressivad enda jaoks välja ja see sõit läheb edasi. Nüüd meil kõigil, minul kaasa arvatud, ma arvan, teil kõigil samamoodi ja tervel Eesti rahval on ahastus peal, et millal ükskord tuleb normaalne valitsus, millal ükskord see hullus ära lõpeb. Ja ütleme siis niimoodi, et eks Riigikogu fraktsioon ja kõik teie oma kohalikes omavalitsustes, kohalikes volikogudes, kõik me töötame selle nimel, et tuleks võimalikult pea see uus normaalne valitsus, et tuleks võimalikult kiiresti kardinaalne kursimuudatus. Eesti vajab režiimivahetust, sellest ei piisa, et lihtsalt mingid kosmeetilisi muudatusi teha. Kosmeetiliste muudatuste tegemise jaoks on Isamaa ja Keskerakond. Režiimivahetuse jaoks on EKRE. Ja selles võtmes me saame kõik aru, miks meid kogu aeg kõige rohkem ikka sõimatakse ja tümitatakse. Aga kui me ei tahaks teha režiimivahetust, siis meid ei oleks vaja, siis meist ei oleks kasu. Ja paradoks on selles, et kõik me tahaksime, et see toimuks kohe homme. Kui saaks, siis täna juba. Aga kui see režiim laperdab edasi koos mingisuguste väikeste kosmeetiliste muudatustega, vahetatakse jälle mingid inimesed välja, mingid parteid koalitsioonis välja järgmise valimisteni, 27. aasta kevadeni, siis seda kindlamini me saame režiimivahetuse. Mida kauem see õudus kestab, seda kindlamini tuleb suur muutus. Ja see peaks meid lohutama olukorras, kus me tahaksime, et juba homme toimuks režiimivahetus. Nii et selle nimel me töötame ja selle nimel töötame me ka kohalikel omavalitsuste valimistel. Et selleks, et see teha ära, on meil vaja tugevat organisatsiooni, motiveeritud inimesi ja sisemist ühtsust. Ja minu meelest meil on kõik tükid on praegu nii-öelda õiged tükid on laua peal õigesti hakkavad kokku sobituma. Meie erakond, nagu ma olen, ma ei tea, kui mitu korda öelnud, meie erakond ei saa kunagi midagi lihtsalt. Kõik peame välja võitlema. Kõik tuleb rügades ja vastu tuult ja vastu voolu ja üles mäge. Aga me oleme sellega harjunud. Me teame seda nagunii. Ja me teame ka seda, miks me seda teeme. Sest kedagi teist ei ole. Meie õlgadel ongi jätkuvalt Eesti päästmine. Nii et
ega ma muud ei ütlegi, et kohalike omavalitsuste tööplaani asus me räägime eraldi ja selle tööplaaniga me oleme minu meelest praegu heas seisus, aga ma tahtsin kõiki uuesti, kes on täna siin saalis ka veel kord jälle tänada ja kiita. Meil on maru hea partei, maru head asja ajame ja absoluutselt Eesti parim ja inimesed näevad seda. Inimesed näevad seda ja teavad seda ja inimesed tulevad minu juurde kogu aeg ütlevad, ära väsi. Ma ütlen teile sama, ärge ära väsige. Kui teie ära väsite, siis mina ka ei saa. Üksi ei saa midagi, me teeme kõik ikka koos. Aitäh teile!